Hea allveekütt peab oskama jääda liikumatuks, nähtamatuks, varjata oma kavatsusi, oodata õiget aega, siis andma hoobi, mitte liiga vara ega liiga hilja. Siis lasta saagil end väsitada enne, kui ta pinnale tõmmata. Siberi järves pühendub Vladimir Putin ühele oma lemmikaja viitele. 2017. aasta suvel on Venemaa president oma kättemaksu teoks teinud. Teda pole võimalik eirata Süürias, Ukrainas ja mujal. Ta avaldab survet lääne demokraatiate poliitilisele elule. Tal õnnestus mõjutada oma Ameerika vaenlase presidendivalimisi. Et taastada Venemaa kaotatud vägevus, kuulutab Putin läänele külma sõja. Siin on lugu sellest vastasseisust, mis koosneb kokkupõrgetest ja manipulatsioonidest. Putini kättemaks. Eelkõige on see lugu revanšist. Mehe revanšist, kes pääses üle noatera ja kes juhib riiki, mis pääses üle noatera. Kahe 2012. aastal valiti Vladimir Putin taas 6-aastase mandaadiga presidendiks. Juba 12 aastat valitseb endine KGB agent Venemaad. 12 aastaga on ta taastanud korra maal, mida ähvardas kokkuvarisemine, sulgenud opositsioonil suu, meedia sõnakuulmisele sundinud. Siiski varjab hiilgav tseremoonia tõde. Ta on nõrgem kui eales. Venemaa ilma Putinita. Meil pole ühist teed. Juba mitu kuud toimuvad üle terve maa suurimad meeleavaldused pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Valimised kuulutatakse võltsinguks, nõutakse Putini lahkumist. Venemaa ilma Putinita. Nafta hinna langus toob kaasa plahvatusliku vaesuse kasvu ja muudab korruptsiooni talumatuks. Putinit ennast süüdistatakse, et ta on üks rikkam. Me ei unusta, me ei andesta. Rahutus valdab Kremli isandat, kes on sulgunud oma paleesse. Seejärel ründab ta läbiproovitud viisil. Kuulutab, et tegemist on lääneriikide Ameerika luurekeskagentuuri vandenõuga. Meil on tõsine mure Venemaa valimiste pärast. Vene valijatel on täielik õigus kõigi valimispettuste ja manipulatsioonide uurimisele. Neid Ameerika välisministri Hillary Clintoni sõnu kuulis ta nagu kõik venelased eile õhtul teleris. Ta esitleb neid sõjakuulutusena. Ta andis tooni kätte mõnedele inimestele meie riigis, andis neile signaali ja nad kuulsid seda signaali, hakkasid Ameerika välisministeeriumi toel aktiivselt tegutsema. Et oma võimu säilitada, oma rahvast tagasi võita, tahab Putin Venemaale tagasi anda võimsa maailmariigi staatuse. Staatuse, mille Venemaa kaotas 20 aastat tagasi pärast läänelt lüüa saanud Nõukogude Liidu lagunemist. Selle lahingu pidamiseks korraldab Putin oma võimuaparaadi ümber. Ta heidab kõrvale liberaalid ja ümbritseb end karmide meestega. Sageli on nad pärit salateenistustest nagu ta ise või siis on ustavad oligarhid.
tema sõber Vladimir Jakunin, endine KGB ohvitser, ülirikas ärimees ja agar usklik, saab üheks liikmeks siseringis, kes poolametlikult Venemaa presidenti nõustab. Pärast Nõukogude süsteemi likvideerimist tundus, et ideoloogiliseks võitluseks pole enam põhjust. Kui keegi otsustab, et ainult tema teab tõde ja see tõde kehtib kõigile, siis on see domineerimine. See võib viia uue sõjaajastuni. Olgu see ideoloogiline sõda, külm sõda või mis tahes. Uus külm sõda on suunatud eelmise sõja võitja Ameerika ja tema relvastatud käepikenduse vastu Euroopas, NATO vastu. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist 1991 seadis Atlandi allianss end sisse Venemaa väravas, endisel Nõukogude eelkindlustuste alal. Poola, Rumeenia või Baltimaad, kellele Nõukogude okupatsioon jättis oma jälje, otsivad temalt kaitset. Käes on suurte manöövrite aeg, sest Putini natsionalistlikud kõned teevad naabrid murelikuks. Ameerika Ühendriigid kavatsevad Ida-Euroopasse paigaldada uue kõrgtehnoloogilise relva, raketitõrjekilbi. Putin näeb sellest talumatut väljakutset oma uuele võimuambitsioonile. Esimene rünnak läänele leiab aset Mehhikos G20 kohtumisel. See on riigipeade iga-aastane majanduskohtumine. Juuni 2012. Kulisside taga võetakse üksteisest mõõtu, peetakse läbirääkimisi, näidatakse oma jõudu. See on võrreldav piigivõitlusega, kus vanasti senjöörid jõudu proovisid. Ta tuleb sooviga luua uus jõudude vahekord, isegi kui see pole tingimata tema kasuks. Sel konkreetsel hetkel painab teda ja on meie vestluse keskmes Ühendriikide otsus paigaldada Ida-Euroopasse raketitõrjekilb. Ta peab seda vaenuaktiks. Selline on läänemaailma sõjaline ja poliitiline süsteem. Kui teate, et kommunismi oht on kadunud, tekib lihtne küsimus, miks? Miks NATO laieneb? Ma tegin talle selgeks, et raketikilb pole suunatud Venemaa vastu, vaid kaitseb Euroopat Iraani võimaliku rünnaku eest, et praegu tundub sealne oht kõige tõsisemana. Ta teeb näo, et ei ole sellest täiesti veendunud ja püüab tõestada, et raketikilb on suunatud Venemaa vastu. Putin teab, et Iraan on vaid ettekääne, kuid ta loodab, et suudab end kuulama panna NATO tõelise peremehe, kellega ta esimest korda silmast silma kohtub. Tõsi, Barack Obama on alati ilmutanud Venemaaga suhete lepitamise soovi. See oli pingeline kohtumine, mingil moel polnud selles soojust. Putin luges president Obamale epistli kõigi Ühendriikide pahategude pärast, minnes tagasi Clintoni valitsuse rolli juurde NATO laienemises. President Obama rääkis härra Putiniga alati loogika seisukohalt, kuid loogika, mida meie nägime nende omavahelises suhtlemises, polnud tingimata sama loogika, mida nägi härra Putin. Kui keegi püüab teile kinnitada, et ma toimetasin oma tankid, toimetasin oma sõjavarustuse teie tagahoovi, kuid olge mureta, see pole suunatud teie vastu, kas te usuksite teda? Pealegi oli ka geopoliitiline argument, et lääs kasutab juhust itta edasi liikuda ja kindlustada, et Poola, Ungari ja Eesti jääksid igaveseks Venemaa mõjusfäärist välja. Vabad riigid peaksid saama öelda, me oleme NATOs, me pole NATOs, me oleme Euroopa Liidus, me ei ole Euroopa Liidus. Kes on Venemaa, et ütleb neile, kuidas nad peaksid käituma?
Ida-Euroopa raketikilp ei kuulu enam arutamisele, ütles talle Obama. Pressikonverents on jäine. Me rääkisime ka rahvusvahelistest probleemidest. Kõik huvitatud osalised püüavad leida sellele probleemile lahenduse. Kui palju kaalub Obama silmis Putin, kes juhib riiki, mille SKT võrdub Hispaania omaga? Kohtumine lõpeb kahe mehe vahelise ebakõlaga. Nad ei pidanud Venemaad võrdseks partneriks. Heaks või mitte nii heaks, kuid võrdseks. Selline käitumine oli selge märk üleolekust. Kehakeeles öeldi umbes nii, te pole meiesugune, käituge korralikult. Body language to show, listen, you are not like me, so behave. Ma ei tunnetanud president Obama ja Vladimir Putini vahel head isiklikku läbisaamist. Mingil põhjusel olid need suhted pingestatud. Tulemus aitas osaliselt kaasa kahe riigi suhete halvenemisele. Putin tunneb Obama põlgust. Pisiasi, kuid talle see loeb. Ameeriklane isegi ei üritanud ühtki sõna vene keeles öelda, kuigi tema ütles mõne sõna inglise keeles. Kui ma tean kahte sõna hiina või saksa keeles, siis leian läbirääkimistel sobiva koha neid kasutada, et näidata oma austust. Alandustunne on kogu selles loos läbiv psühholoogiline niit. Oletatav alandustunne lääne ees, kes oli põhjustanud Nõukogude Liidu lagunemise, unustades, et Nõukogude Liit lagunes omaenda nõrkuse koorma all. Putin on ehtne venelane. Tal on suur alaväärsuskompleks, tema arvates ei võta lääs meid tõsiselt. Nad näevad meis arengupeetusega väikevenda, keda võivad kogu aeg lüüa ja solvata. Nad olid olnud võimas riik, mis pole Ühendriikidega võrreldav, nad olid kamandanud tervet maailma ja nüüd inimesed isegi ei kuulanud neid. Lääneriigid mitte üksnes ei jätnud neid tähelepanuta, vaid liigutasid kõikjal oma ettureid edasi. Süürias seisab vana Venemaa liitlane Bashar al-Assad silmitsi ülestõusuga. Tema vastaseid relvastavad Euroopa ja USA. Putinil pole kahtlust, et lääs kavandab võimuvahetust nagu 2003. aastal Iraagis, nagu Liibüas, kus äsja mõrvati Gaddafi. Kui Vladimir Putin sai kätte video Gaddafi tapmisest, kus ta lintsiti tänaval, vaatas ta seda videot katkematult ringiratast. Ta vaatas seda aina uuesti ja uuesti. Ilmselt tegi ta sama ka Saddam Husseini hukkamise videoga. Minu arvates võtab ta neid asju väga isiklikult. Arvan, et Putin vaatas seda sooviga aru saada, kas keegi peaks Ühendriikidele vastu astuma, kas see peaks olema tõeline lahing, tõeline kokkupõrge, kus pole halastust loota. Putinile tuletab Araabia kevad meelde tema vastaseid meeleavaldusi mõni kuu varem. Vastulöögiks lääne salasepitsustele Süürias toetab ta nii palju, kui saab kokkuvarisemise äärel olevat režiimi. Vene Föderatsioon. 2 aastat hiljem veebruar 2014 austatud daamid ja härrad, kallid sõbrad. Teha vägevuse sümboli.
Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, Your Excellencies, ladies and gentlemen, Galaõhtul istub riigipeade seas üks tema ajaloolisi liitlasi, endise Nõukogude Vabariigi juht, Ukraina president Viktor Janukovitš. в начале нашей встречи сказать несколько слов. allow me to say a few words. 45 miljoni elanikuga Ukrainal on strateegiline asukoht Euroopa ja Venemaa vahel. For millions of peoples of the Putin on mures tõsiste raskuste pärast, mis seisavad Ukraina presidendi ees. action, our adherence Tema pealinnas Kiievis mässab elanikkond korrumpeerunud ja Moskva lõa otsas oleva riigipea vastu. Rahvas nõuab lähenemist Euroopa Liidule. Veel hullem, ameeriklased on kohal. Obama nõunik tuleb isiklikult Maidani väljakule vastastele toidumoona jagama. Putin eeldab, et Ameerika Ühendriigid kohustusid pärast Nõukogude Liidu lagunemist Ukrainat mitte kunagi lääneriikide leeriga liitma. Kiievis oli riigipööre. Mõned tahaksid seda tõlgendada kogu Ukraina rahva reaktsioonina korrumpeerunud võimude vastu. See on vale kirjeldus. Reaction of the whole population of Ukraine against corrupted authorities. And this is a false description. 15. veebruar, tempo kiireneb. Venemaa hokimeeskond võistleb otsustavas mängus Ameerika Ühendriikidega. Ukrainas alistub riigivõim läänemeelsele opositsioonile. Õudusunenägu Putinile, kes kardab, et see maa langeb lähiajal NATO võimusesse, mis oleks siis Moskvast vaid 500 kilomeetri kaugusel. Väravate jahil on ülekaalus USA, Venemaa presidendi suureks meelepahaks. Ta kutsub Moskvas kokku kaitsenõukogu. Tal on plaan vallutada Ukraina territoorium Krimm. Sellel venekeelse elanikkonnaga poolsaarel asub Vene laevastikubaas. Kuid sõeline sissetung Euroopas pole kerge otsus. Putin mõtleb, peab nõu. Võimuringkondades soovivad mõned kõige karmimad, et ta ründaks. Näiteks Konstantin Malofejev, noore põlvkonna oligarh, ultranatsionalist ja suure kristliku Venemaa eeslaulja. See oli tema otsus. Selle põhjal, mida kuulsin, võin öelda, et see polnud kerge. Muidugi vaieldi selle üle ja saadi aru, mis pärast juhtub ja missugune on lääne reaktsioon, ameeriklaste reaktsioon, kes spondeerisid Kiievi huntat. From the West, from Americans who sponsored this junta in Kiev. Nende reaktsioon oli ilmselge. Nägemiseni, Sotsi. Lootes sellele, et Obama ei julge talle vastu astuda, annab Putin rohelise tule. Kogu Sotsi olümpiamängude aja oli Putin suhteliselt tagasihoidlik. 23. veebruaril osaleb ta olümpiamängude lõpetamisel. Ja 26. veebruari varahommikul ärkab Krimm öösel saabunud Venemaa eriväelaste võimu all. Suveräänse riigi Ukraina vallutas teine riik, Venemaa. Me üllatusime, kui ta sisenes Krimmi. Me nägime seda võimalust ette, kuid meid üllatas, et ta tegi seda sel moel, nagu tegi. Tema eesmärk on hoida Ukrainat ebastabiilsena ja kindlustada, et seal ei võtaks maad mingit liiki läänemeelsus.
Ta pole nagu meile, eriti siin Ühendriikides. Meeldib mõelda suur strateeg, mõtleja ja malemängija. Ta mängib 21. Ta on väga kõrge riskitaluvusega, see on venepärane mentaliteet. On olemas venekeelne sõnavus. Mis tähendab, teen ära, vaatame, mis saab. Obama helistab Putinile. Ta ähvardab kauem kui tund aega. Ärge minge Krimmi liitmisega kaugemale, karistuseks on karmid sanktsioonid. Sellest vestlusest on mul kõige rohkem meeles, et president Obama rääkis president Putiniga väga konkreetselt ja ütles, Venemaa teod on vastuvõetamatud, Ukraina suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus tuleb taastada. Kuid Putin läheb kaugemale. Seekord Ukraina idaosas Donbassis. – 2014. aasta suves toetavad erarõivais Vene sõjaväüksused venemeelseid mässulisi separatiste võitluses Kiievi uue valitsuse vastu. Algab räpane sõda. Mida nad siis tahtsid? 500 miili kaugusel Moskvast. Nad tahtsid, et seisame ja vaatame, kuidas nad seal meie inimesi tapavad. Me peame end kaitsma. See tähendab, et kaitsma meie huvisid oma piiride ääres. Lääneriigid kahtlustavad, et Malofejev rahastab separatiste ja kehtestavad tema vastu sanktsioonid. Sest Putini ja tema lähedaste jaoks on sõjal oma hind. Tere päevast, austatud kolleegid, alustame olukorrast Ukrainas ja Krimmis. Poolsada tema lähedast saavad reisikeelu ja nende välismaal olevad varad külmutatakse. Karmid sanktsioonid nii Euroopa kui ka Ameerika poolt puudutavad naftaeksporti, pangasüsteemi, relvastust. Sergei Viktorovits, mis olukord meil on? President Obama kuulutas välja uued sanktsioonid, mis puudutavad 20 isikut ja ühte finantsasutust. Vene maapanka. Mitut isikut see puudutab? Paarikümmet. Kasutame oma eduseisu, paneme mängu oma tugevad küljed. Mis on meie tugevus? See on majandus. Mitte võimuta sagaalida Ukrainas. Majanduslikult annavad Euroopa Liit ja Ühendriigid koos 50% ülemaailmsest SKT-st. Venemaa annab mõne protsendi. – 2015. aasta veebruaris läheb Putin lõpuks Minskis lääneriikidega vaherahuasjus läbi rääkima. Peremehetsedes konfliktis, mida ta oma tahtmist mööda õhutab, on ta kindlustatud, et Ukraina ei astu niipea ei NATOsse ega Euroopa Liitu. Kuid mis hinnaga? – 2015. aasta maikuus on natsismi üle saavutatud võidu 70. aastapäeva suurejoonelised pidustused vaid silmapete. Sanktsioonid mõjutavad majandust, rubla kaotab väärtust, isegi sõjalist eelarvet tuleb vähendada. Venelastel, kellele ta lubas kuulsust, tuleb selle eest kallilt maksta. Hinnad kerkivad taevasse, kuid Putin jäi äriringkondade murele kurdiks. Eelkõige teeb talle muret, et temast on saanud paar ja põlu alla pandud riigi eesotsas. Julm alandus, lääneriikide juhid keeldusid osalemast sellel erakordsel aastapäeval. Veel halvem, tema, kes tahtis Venemaast teha ülemaailmse jõu, jäetakse kõrval isegi G8, selle maailma vägevate tippkohtumiselt. Arvan, et talle mõjus see, et ta ei kuulunud G8 sekka, võib-olla isegi rohkem kui majanduslikud sanktsioonid. Ta kujutles end suure ülemaailmse liidrina, kuid kogu maailmas keelduti talle sõna andmast. Inimesed ei tahtnud temaga kohtuda. Arvan, et see mõjus talle.
mis puutub Obamasse ja teatud määral Merkelisse ning teistesse, siis nüüd oli olukord vastupidine. Ta puksiti välja. Ta tahtis tunnustust, tahtis tulla kohtumistele, ta tahtis telefonikõnesid, kuid talle ei helistatud. Meenutamaks, et tal on jäänud vähemalt võimas armee, on Putin sunnitud alustama provokatsioone. Esimest korda pärast külma sõda ähvardavad Venemaa lennukid Balti merel Ameerika laevu. Vastuseks saab ta vaid maailma võimsema riigi juhi põlguse. Venemaa on regionaalse tähtsusega riik, kes ei ähvarda vahetuid naabreid mitte jõu, vaid nõrkusega. Some of its immediate neighbors, not out of strength, but out of weakness. On ta hull? Ehk mängis liiga palju korvpalli. Kas ta vaatab gloobusele? Teab ta midagi Stalingradist? Kas ta tõesti arvab, et me oleme regionaalse tähtsusega riik? Me oleme ainus riik maailmas, kel on samaväärne tuumajõud, sõjaline jõud kui Ühendriikidel. Military power to the United States of America. Kui te nii arvate, oleks vähemalt tark seda mitte öelda. Don't tell it. Küsisite, kas teie alandlik teener on sõber või ei ole? Ma pole sõber, ma pole pruut, ma pole peigmees. Ma olen Vene Föderatsiooni president, 146 miljonit inimest. Nendel inimestel on oma huvid ja ma olen kohustatud neid kaitsma. 2015. aasta suve lõpul oma luksuslikus villas Musta mere ääres näitab Putin äkki helgemat nägu. Soovides murda isolatsiooni, milles lääneriigid teda hoiavad, on ta aru saanud, et vastasseisust pole palju kasu. Tal on plaan. Kättemaksutund on käes. Ta kasutab seda üle oma ootuste. Seltsimees ülemjuhataja, vastavalt teie korraldusele on meie relvajõudude lennuvägi. Algul pääseb ta jälle esiplaanile tänu hulljulgele tegutsemisele Süürias. September 2015. Ta annab käsu laiaulatuslikuks rünnakuks Bashar al-Assadi režiimi kaitseks. 100 lennukid saadetakse kuude kaupa kestvates pommirünnakutes lömastama tervet Süüria diktaatori opositsiooni. Üllatusest tabatud lääneriigid lasevad Putinil tegutseda, kuid mitte ilma tagamõtteta. Me arvestasime, et Venemaal oli oht sattuda ummikseisu nagu Afganistanis, nii et aja jooksul tuleks tal kulutada üha rohkem vahendeid, et Assaadi võimul hoida. Kahjuks pole Venemaa siiani end Süüria lahingutegevusega välja kurnanud. Venelased ei jää Süürias mürkasse kinni. Vastupidi, nende sekkumine võimaldab Assadi režiimil mässust jagu saada. Vene armee video. Ühel ajal sõjaga peab Putin ka mainelahingut. Seepärast järgmisel aastal, 2016. aasta mais, kingib ta endale suurejoonelise teleshow, tähistamaks oma esimest suurt võitu terrorirühmituse ISIS vastu. Kuulsa arheoloogiamälestise Palmira tagasivallutamist. Lootus mitte ainult taastada Palmira kui terve inimkonna kultuuripärand, vaid ka vabastada tänapäeva tsivilisatsioon rahvusvahelise terrorismi hirmsast nuhtlusest. Suur tänu teile kõigile selle eest.
Tegelikult võitleb Putin ISISega vähem jõuliselt kui mõõdukama opositsiooniga. Esinedes kaitsemüürina pöördub Putin eelkõige lääneriikide avaliku arvamuse poole. Ta loodab, et atentaatidest traumeeritud avalikkusele mõjub tema sõjakas hoiak. Tema kommunikatsiooniloogika, vaadake, kes oli kõige targem. Mina, Vladimir Putin. Tänu Venemaale teeme ISISele lõpu. Venemaast sai kogu selles kaoses ainus kindel kalju. Sellepärast hakkasid erinevad inimesed eri riikides nägema Venemaas rahuvalvajat. Süüria operatsioon näitas Putinile kommunikatsiooni tähtsust ja mõju. Kui kasutada on Ameerika Ühendriikide omast 10 korda väiksem sõjaline eelarve, on see nõrgale iseäranis õige relv. Seepärast nõudis ta oma uuelt staabiülemalt kindral Gerassimovilt uut sõjalist doktriini. Seltsimees ülemjuhataja, lubage teid tänada usalduse eest. Teen kõik minust oleneva selle eesmärgi saavutamiseks. Sellest saab Gerassimovi doktriin, hübriidsõja teooria. Eksiteele viimine, spionaaž, propaganda ja küberrünnakud peavad kujundama vastase poliitilist ja sotsiaalset maastikku. Ma arvan, et kõige tähtsam on informatsioon, sest see ei lakka iial. Infosõda kestab 24/7. See ei peatu iial. Selles infosõjas on lääs, eelkõige Ühendriigid osutanud vastasele, isegi vaenlasele. Putin vaatab vähe telerit, umbusaldab interneti, infot saab paberil. Kuid see Brežnevi aegses KGBs koolitatud mees oskab siiski kasutada moodsamaid vahendeid. Jääb mulje, et see on arvutimäng. Detsember 2015 edasi. Mürsk ei lõhkenud, detonaator on siin. Koos kutsutud külalistega tähistab ta oma loodud riigitelevisiooni edu. See kanal loodi, et levitada Venemaa ideid maailmas. Ma ei saa täna isiklikult pidustustel viibida. Telekanal Russia Today on nüüd kättesaadav 700 miljonile vaatajale. Täna, kui ülemaailmses poliitikas on olukord ausalt öeldes keeruline, on tähtsam kui kunagi varem, et teie ja meie häält, teie ja meie arvamust oleks kuulda. Nagu raketid ja torujuhtmed on Russia Today, RT riigi silmis strateegiline relv, mille eelarve on garanteeritud. RT edastab programmi 5 keeles ja 100 maal. Tema strateegilises keskmes internetis vaadatakse videoid rohkem kui CNNis ja BBCs. Tahame taas alustada võistlust inimeste tähelepanu eest. Me tahame, et külma sõja võitjad ei oleks nii laisad. Ameerika Ühendriigid on muidugi RTL esmatähtis sihtmärk. Seal on tema tähtsaimad välismaised bürood. Tuhanded inimesed loobuvad peavoolumeediast. Paistab, et inimesed otsivad uudiseid mujalt. Näiteks paar päeva pärast seda, kui ma alustasin, toimus siin protestiaktsioon Okupeerige Wall Street. Ja me kajastasime seda ulatuslikult. New Yorgis kasvab politsei jõhkrus metsikult. Me puhusime asja mõõdutundetult suureks ja nüüd ma taipan põhjust. Nende unistus on näha ameeriklasi protestimas, ameeriklasi näitamas oma usaldamatust süsteemi vastu, Ameerika demokraatia ja kapitalismi vastu, ameeriklasi ütlemas, et see süsteem ei tööta.
Pärast president Obama ametisse astumist pole veel kunagi nii paljud Toidupangast abi küsinud. Raske on. Kõrgete ametiisikute andmetel on elanikkonna vastaste terroriaktide taga Valge Maja. Uued tõendid 11. septembri kohta. Oli palju vandenõuteooriaid. Nendel oli strateegias suur roll. Need püüdsid kaaperdada Ühendriikides eksisteerivaid probleeme. Putin sai aru, et avalik arvamus on lääne demokraatia nõrk koht. Kahe 2016. aasta suve hakul on tal kindel plaan anda Juuli 2016 härra, meil on hea meel võimaluse üle tõsiselt arutleda tõsistel teemadel. Well, Mr. President, we're very appreciative for the opportunity to have a serious conversation about serious issues. John Kerry kustutab tema lootused sanktsioonide leevendamisele, kui ta ei muuda oma poliitikat Ukrainas ja Süürias. Meel hullem, talle teatatakse peatsetest raketikilbibaaside rajamisest riigi piiril. Kõige muret tekitavam on see, et 6 kuud hiljem võib tal tegemist tulla kellegi veel järeleandmatumaga. Sellega, keda ta süüdistas tema oponentidele 2011. aastal rünnakusignaali andmises, tema vihavaenlase Hillary Clintoniga, kes on eelolevate presidendivalimiste suur favoriit. Ta on väga kõrg inimene. Nagu paljud riiukuked tahab ta võtta nii palju, kui saa. Venemaa tahab liigutada teise maailmasõja järgseid piire. Peame NATO taasühiskonna kaitsel tööle panema. Clintoni vastas näeb Putin üllatusega esile kerkimas outsiderit, populisti, kes kuulutab Venemaale soodsaid seisukohti ja arvustab NATOt. Hillary tahab Putinit karmilt kohelda. Putin vaatab teda ja naerab. Venemaale ei meeldi ISIS sugugi rohkem kui meile. Kas poleks lahe Venemaaga ühist keelt leida, mitte teda materdada? Meil oli valida kas maniak, kes on Clinton, või huligaan, kes on Trump. Maniak, who is Clinton, Medvedevich and hooligan, who is Trump. Kellega te meelsamini tänaval kohtuksite? Maniaki või huligaaniga? Muidugi huligaaniga, sest temaga oleks teil lootust. Maniakiga pole mingit võimalust. Üks asju, mille eest Clinton seisis, oli lennukeelutsoon Süürias. Mina nägin selles kutset laskematsile USA ja Vene armee vahel Süürias. Clinton oli nii äge russofoob ja uus konservatiivses stiilis välja õpetatud. Olen nüüd kogu maailma liider ja minu rivaaliks on provints nimega Venemaa, kes teeb midagi halba. Loomulikult eelistasime me Trumpi. Hillary Clintoni vastu käivitatakse hübriidsõda. Vene häkkerid, kes esinevad ameeriklastena, toodavad üle 1 miljoni kandidaadile vaenuliku säutsu. Facebookis edastatakse nädalate jooksul nende postitusi 126 miljonile netisurfarile. Russia Today 2015 läheb 96% heategevusannetustest tegelikult Clintonite tuludeks. Seda ühte videot vaatavad sotsiaalvõrgustikes 9 miljonit ameeriklast. Meid üllatab, kui kangesti nii nimetatud lääs ehmus, kui idas Venemaal tekkis vaid üks alternatiivne kanal. See kinnitab, et lääs on kahjuks palju nõrgem, kui püüab muljet jätta. Is unfortunately much weaker than it tries to present itself. Putin kasutab oma eduseisu. Ta käsib KGB-l rakendada nõndanimetatud aktiivseid abinõusid. Lähenetakse Trumpi meeskonnale, 10 kandidaadi nõunikule või tema lähedasele isikule. Ameerika luureagendid on silmitsi kujuteldamatu stsenaariumiga. Niinimetatud aktiivseid abinõusid nimetame meie Ühendriikides salaoperatsioonideks, mille eesmärk on eelkõige mõjutada valimisi või valitsuse tegevust.
See hõlmab ka inimfaktorit. Võin peaaegu kindlalt öelda, et venelased hakkavad inimesi otsima. Oleme näinud vihjeid, et võib-olla mõned Trumpi meeskonna lähikondsed olid venelastega suhelnud. Stiilis, hei, me saame teile anda infot, mis meil on Hillary Clintoni ja teie poliitiliste oponentide kohta, kui vastutasuks võtate Ukraina teema päevakorrast maha. Teiste sõnadega, võime diili teha. 2016. aasta augustis, 3 kuud enne valimisi, läheb Putini hübriidsõda uuele tasandile, spionaaži tasandile. Häkkerid tungivad Clintoni meeskonna arvutitesse ja varastavad sealt kompromiteerivaid meile. Sihikule võetakse ka hääletusmasinad. Rünnatakse Ameerika demokraatia südant. Seekord pole Ameerika luureteenistustel rünnaku algupäras enam kahtlust. Luureorganid said teha järelduse, et Venemaa oli tegemas tõsiseid jõupingutusi, sekkumaks valimistesse. Nad ütlevad, et Vladimir Putin juhtis USA valimiste vastast infooperatsiooni ja et tema eesmärgiks oli esiteks nõrgestada Ameerika demokraatiat, meid omavahel tülli ajada ja teiseks suurendada Donald Trumpi ning vähendada Hillary Clintoni šansse. Kõige tähtsamad kokkupõrked venelastega sellel teemal olid esiteks LKA direktoril John Brennanil, kes augustis ütles oma ametikaaslasele, mis meie arvates toimus. Kuid Obama administratsioon on seniolematu rünnaku ees nõutu. Kuidas anda vastulöök? Kavandatakse Venemaa infrastruktuuridele suunatud küberrünnakute projekti. Kulutasime palju aega, et otsustada, kas neid tuleks panna maksma selle eest, mida nad juba olid teinud, et kuidagi karistada. Viimase suhtes arvasime, et pole kiiret, selle üle jõuame mõelda. Kõige tähtsam oli nad peatada ja takistada rünnaku kordamist. Valge Maja otsustab asja hoida suurimas saladuses. Arvasime, et Venemaa peaeesmärk oli tekitada kahtlust, kiirendada meie institutsioonide usaldatavuse ja legitiimsuse kriisi. Sellest avalikult kõneldes tuli meil olla väga ettevaatlik. Sest isegi kui president oleks öelnud, mida venelased proovivad teha ja et see neile ei õnnestu, oleks see ikkagi tekitanud kahtlusi, mida Venemaa püüdiski külvata. Nad arvasid, et Hillary Clinton võidab igal juhul. Nad ei tahtnud tekitada täiesti uut poliitilist probleemi. Tüüpiline Obama, analüütiline halvatus. Räägime, mõtleme, teeme seda, mis on õige. Täieliku vastandina Putinile, kes ei arvesta kõiki strateegilisi mõjusid, tahavad nemad kaaluda iga võimalikku vaatenurka, iga vastukaja. Tuba oli täis advokaate, kes valvasid, et ühtki seadust ei rikutaks. Obama otsustas Putiniga silmast silma klaarida arusaamatused ammu kokkulepitud G20 kohtumise ajal Hiinas 5. septembril 2016. President ütles härra Putinile väga otse ja selgelt, et me teadsime, mida ta tegi ja et ta peab selle lõpetama, muidu on sellel tagajärjed. Mitte keegi, ei härra Obama, ega ükski maailma julgeolekuteenistus pole meile iial andnud ühtki tõendit Venemaa sekkumisest. Bla bla bla, me teame, et te sekkusite. On väga raske ajada asju kellegagi, kes pidevalt valetab. Ta on endine KGB ohvitser. Kogu maailma luureohvitserid suhtuvad maailma ühtviisi. Trenniruumis on latt, mille kohal on lõbus lause, ära tunnista midagi, eita kõike, esita vastu süüdistusi. Oli väga palju tundlikke delikaatseid teemasid, mis oleksid võinud proua Clintoni valimiskampaaniat kahjustada, nii et mingi geenius tema administratsioonis leidis lahenduse süüdistada sekkumises Venemaad. Invented this way out
blaming Russia for meddling. Kõik, mida pärast nägime, viitas sellele, et venelaste pingutused infot hankida ja seda mingil moel meie vastu kasutada lakkasid, kuid sel hetkel oli juba hilja, sest nad olid selle edastanud kolmandale asjaosalisele ja kolmas osaline sai selle info avaldada, millal tahes talle sobis, ka palju kuid hiljem. And those parties could put out the information whenever it was convenient for months and months to follow. See kolmas osaline oli veebileht Wikileaks. Kuu aega enne hääletamist 7. oktoobril 2016 avalikustab luure keskagentuur lõpuks oma info Venemaa sekkumisest. Vene valitsus on spioneerinud ameeriklaste järel. Järgnevatel tundidel avaldab Wikileaks Clintoni meeskonnalt häkitud meilid, mis kandidaati tunduvalt nõrgestavad. Tal pole aimugi, kas see oli Venemaa, Hiina või keegi teine. Vene Föderatsiooni president Vladimir Vladimirovits Putin. November 2016. Tihedas valimiskonkurentsis, kus luges iga hääl, mõjutas kuudepikkune Venemaa sekkumine tulemust suuresti. Tahan Ameerika rahvast õnnitleda valimistsükli lõpetamise puhul. Õnnitlen härra Trumpi võidu puhul valimistel, mis olid suunatud Venemaa ja Ühendriikide vaheliste suhete taastamisele. Endisel KGB alampolkovnikul õnnestus sooritada vinge vägitükk, mõjutada Ameerika presidendivalimisi. Isegi esineda maailma võimsaima riigi uue presidendi ristiisa rollis. Kuidas ta naudib oma revanši. Kui pikk tee on käidud sellest ajast, kui pärast Nõukogude Liidu lagunemist 90. aastatel said ameeriklased tema eelkäijast Boris Jeltsinist oma tänuvõlglase teha. Kuid tal tuleb veel vastvalitult välja kaubelda see, mida ta soovib. Esiteks tema riigi vastu suunatud sanktsioonide tühistamine, kuid samuti NATO laienemise peatamine. 2017. aasta juulis kohtub ta lõpuks Donald Trumpiga. Rõõm teiega kohtuda. Minul samuti. Lõpuks nagu kaks võrset koos Ameerika presidendiga. Seda 4 silma vestlust, mida ta peab otsustavaks, valmistati koos Ameerika poolega hoolikalt ette. Vene diplomaadid nõudsid kaua aega 4 silma kohtumist. President Putin pidas end inimsuhete ja kommunikatsiooni meistriks. Putin lootis luua mingi isikliku keemia. Kui Trumpiga omavahel kohtuda ja kui suudate talle jätta mulje, et teie vahel on klapp, et te mõistate teda, et peate teda geniaalseks, kui meelitate teda, siis annab ta teile, mida tahate. Ameeriklased tahtsid lühemat 4 silma kohtumist. See laseb teil mõista, miks nende kohtumine Hamburgis katkestati. Keegi ei tahtnud Putinil lasta 4 silma all rääkida. See oli nende eesmärk. Suur tänu teile. Putinil tuleb tunnistada seda, mis on ilmselge. Trump ei võta mingeid kohustusi, jääb kõigi suhtes põiklevaks. Ta on teatud mõttes seotud, kui te mind mõistate. Ta ei saa teha seda, mida lubas. Mingeid leppeid ei sõlmitud, oleme endiselt teineteisest kaugel ja minu arvates raiskame aega. Soovides kahju teha Hillary Clintonile ei oodanud Putin, et satub vastakuti nõrgestatud presidendiga ja veelgi vaenulikuma Ameerikaga kui iial varem. Trumpi käed on seotud, teda ähvardab juurdlus suhete pärast Venemaaga. Sanktsioone ei tühistata, hoopis karmistatakse.
Venemaa sekkumine tegi kongressi maruvihaseks. Jutt on välisriigi valitsusest, kes kasutas tehnilist sissetungi, paljusid teisi vahendeid, et mõjutada meie mõtteviisi, meie hääletamist, meie tegusid. See on tähtis asi. Olen endiselt šokeeritud, et president Putin võttis sellise riski. Ta on riskija, oleme seda näinud, kuid hoopis iseasi on Ühendriikidega tüli norida. Ja me pole veel oma vastusamme lõpetanud. Ta peab teadma ja nägema, et meil on käsil arvukad juurdlused Venemaa tegevuse suhtes. Kaalul pole mitte ainult Trumpi ja Venemaa suhted, kaalul on Venemaa. Kui oleksin Vladimir Putin, ei saaks ma magada. Ma ei saaks rahu, sest ei tea, millega see lõpeb. Kuid Putin ei kavatse sellega piirduda. Pärast tema Ameerika operatsiooni kahtlustatakse teda sekkumises Prantsusmaa presidendivalimistesse. Märts 2017 ma arvan, et Putin on keeruline segu mehest, kes on taktikaliselt küllalt kaval, kuid samas on takerdunud omaenda retoorikasse. You know, I think that Putin is a very complicated mix of someone who is tactically quite shrewd, but at the same time he is caught up in his own rhetoric. Kas pikas perspektiivis on see ikka Venemaale võit, kui ta on isoleeritud ja silmitsi majandussanktsioonidega? Sellise hinna juures on kahtlemata tema revanš lääneriikide üle. Hetkel lubab seda endiselt Venemaad oma võimuses hoida. Kuid kuhu viib välja see revanšihimu? Kui kaugele Putin läheb? Me kaitseme alati Venemaad, nagu seda tegite teie, võidusõdurid. Vene sõdur on ka täna, nagu on olnud alati. Tõlkinud Tiiu Simm teksti luges Margus Saar. Luges Eesti Keele Instituudi kõnesyntesaator.